Sel korral on siis jah, meil selline CLT konstruktsiooniga maja ehk siis ristkihtpuidust kandev konstruktsioon, milles on siis väljast soojustatud ja kaetud siis sellesama vertikaalse laudisega. Ja siseruumis ongi näha välisseinte osas on siis eksponeeritud ka seda CLT-d, et meie nii-öelda kontseptsioon või lahenduste korral on see sellise väga kvaliteetse viimistlustasemega, et meil ei ole vajadust seda kuidagi ära katta või siis teise konstruktsiooni tüübi taha ära peita. Pigem on see taatluslik, eks? Just, et võib-olla lisaksingi juurde, et üldjuhul meie kliendid just soovivadki, et ka see massiivpuidu osa jääks eksponeerituks ja me näeme, et see ongi suur väärtus, et me jätame selle kinni katmata, sest et meie kliendid tahavad seda puitu näha, neile meeldib see visuaalne pool ja neile meeldib see tunnetus, et nad elavad sellises puiduses keskkonnas. Ja ülejäänud nii-öelda konstruktiivsed lahendused on ikkagi ka peamiselt puidubaasil, et katus on katusefermide peal, mis on ka puitfermid, kaetud siis vastavalt selle katuse puhul... Katuse katteks on jah seal PVC kate antud juhul. Jah, või siis võib ka olla lamekatuse puhul SPS kate, et neid on nagu ka turul erinevaid. Vahelagi on puitaladel, kuid siin me kasutasime selliseid komposiittalasid, mis võimaldavad sinna vahelae sisse ka kommunikatsioonide paigaldamist, et meil ei ole vaja väga palju riplagesid kuhugi alla tuua, et me saame säilitada sellist avatud siledat ja puhastatud laepinda toas. Jah, sellised seest õõnsad positalad on küll viimastel aastatel kasutust leidnud üha rohkem, kuna neid tehnosüsteeme ja erinevaid installatsioone sinna vahelakke on päris palju ja väga hea on, kui need saab sinna vahelae sisse ära peita ilusti. Et vastasel juhul tuleks need installatsioonid teha kõik siis kuidagi riplaega, tuua lagi allapoole, millega me kaotame kõrgust ja võib-olla ei jää see lõplik arhitektuurne välimus nii hea.